Tere sõbrad! Täna oleme üle pika aja jõudnud jälle Euronixisse ja siin minu kõrval istub Meelis Väljamäe. Tere Meelis! Tere! Ja teemaks on meil need asjad, mis on laua peal, ehk siis kõlarid ja mitte päris tavalised kõlarid, vaid juhtmevabad kõlarid. Just nimelt. Mis asjad on juhtmevabad kõlarid? Juhtmevabad kõlarid on sellised kõlarid, mida saab ühendada ilma juhtmete kas Bluetoothiga või Apple'i seadmete puhul näiteks AirPlay'ga, siis taskus või kotis kantavate seadmete külge, nutitelefonid, tahvelarvutid, ka tavalised arvutid, millel on Bluetooth sees, MP3 mängijad, millel on Bluetooth olemas. Et iseenesest praegu oleme jõudnud nagu sellises aeg, kus enamus meie helist, mida me kuulame, muusika, podcastid, audioraamatud on meil alati taskus kaasas ja üldiselt meil väga palju arvutis juba enam ei hoiagi. Ja sellisel juhul on nagu väga lihtne sellise kõlariga seda kodus või kuskil ka kaasaskandes nagu kuulata, et ei pea klappe kasutama kogu aeg, eks ole. Ja eriti on ta sellisesse väiksemasse ruumi, lastetuppa, magamistuppa, kus nagu suurt helisüsteemi ei taha panna, siis see on selline universaalne seade ja neid on nagu siin näha on väga erinevas hinna ja heli kvaliteedi klassis. Alates siis sellisest taskuformaadist kuni ka petsa HiFi. Jah, no tegelikult on olemas veel päris väiksed taskuformaadid, et see X-Mini Kai näiteks siin on selline, mille saab kokku panna ja mahub väga ilusti taskusse ära. Ja mängimiseks teete lahti, tekitab sellise passikambri siia, annab kusjuures oma suuruse kohta üllatavalt head passi. Ja see on selline universaalne seade, kus saab siis kasutada Bluetoothiga või juhtmega. Aku on sees ja samuti laeb ta siis tavalisest mini-USB kaabliga arvutist või laadijast. Ja samuti on sellel mudelis olemas ka mikrofon ja siis handsfree funktsioon, et telefoniga saab rääkida, et telefon ei pea olema kõrval kogu aeg. Ja kui nüüd minna edasi, siis suuruse järgi. Järgmine võib võtaks selle, et need on kolm, on tegelikult enam ühe suurused. Et see on nüüd kõige soodsam nendest kolmest sama lugu, mis nendega, tegelikult sellega, et on natuke suurem, natuke võimsam, see on kaks päris korraliku suurusega kõlarid sees. Ja samamoodi on tal olemas telefonirežiim, nupp, millega kas telefonile vastata, mikrofon on sees. Ja see on selline natuke võimsam kui need, tegelikult päris märgatavalt võimsam, aga samas nagu piisavalt väike, et mahub kuskil kotti ära, kui kuhugi kaasa võtaks suvilasse randa kohta. Palju need hinnaklassid? See on 129, see on 59, 69 ja see on 179. Selle nüüd Philipsi eriomaduseks on see, et ta on niiskuse põrutuskindel. Et see on nagu selline tõsine välja kaasavõtmise kuskile grillima piknikule. Et ei karda vihma, ei karda põrutust. Paneme selle näiteks siia külge. Vaatame, kas õnnestub see paaritamine niimoodi. Siit on ta sisse lülitatud, eks ole. Nii, ja võtame siit Bluetooth seaded. Ja vaatame, mis selle Philipsi nimi võis olla meil. Shockbox. See oli Shockbox. Ta ongi üks ühendatud, nii et ei ole vaja teda eraldi ühendada, ta on olemas, nii et nüüd ta peaks siis mängima. Kohe näha on, kas mängib. Täiesti, jah. Aha. Ja jällegi pean mainima, et tegelikult tümistab oma suuruse kohta ikka väga hästi. Ja, see helitugevus nupp on selline, mida saab ka kinnastega näiteks keerata. Kaua umbes üksid akud vastu peavad? Sinna saab üldistada. Sõltub mudelist kuskil 5-8 tundi, mõnega 10. Sellise korraliku keskmise päeva kuulamist kannatab ära. Siis väga trendikas. Väga populaarse kõlaritootja, Beats Audio, kõrvaklapitootja, Beats Audio kõlar siis. Ja muidu on ta sarnane nagu siin JBL-ile ja Philipsile. Eriomaduseks on ta sees, temal on siis peale NFC. Selline uus populaarne tehnoloogia, mis siis uuemate telefonidega võimaldab ühendada ta ilma käsitsi menüüsse ronimata. Telefoni vastu kõlarit ja on ühendatud. Ja teistel seda NFC-d ei ole? Siin on. Seal teistel mudelitel seda ei ole. Siin on isegi näha NFC logo. Et kui see on peal, siis on NFC ja seda on ka meil hea demonstreerida, sest siin laua peal tegelikult kõik need telefonid peaaegu. Peale ühe on nüüd NFC-ga telefonid. Et see on meil uus Sony siis Xperia Z. Vaatame kohe, kuidas siis asi käib ja kas käib. Vaatame. Ja niimoodi peale sellist, tegelikult me siin umbes veerand tundi nühkisime selle telefoniga seda kõlarit, seda ei tohiks nüüd öelda, aga igatahes ta ühendas ära. Et
NFC nõuab ausalt natuke sellist käeosavust, et jah, teada saada siis, mis hetkel ta ühendab, aga kui ta ühendab, siis käib see ruttu, et vaatame, kas õnnestub ka ära võtta küljest. Nii. Ma arvan, et sa peaks sellest üles logost rohkem üles. Niimoodi. Igatahes, kui see on nagu käpas, kuhu see telefon panna, siis õnnestub seda niimoodi ühendada. Me võime tegelikult proovida ka mõne teise telefoniga. Võtame siin näiteks natuke vanema Nokia Pureviu 808, millel on ka NFC. Vaatame, kas sellega on lihtsam äkki. See tegelikult teatas väga rõõmsalt ja kohe ilma siin nühkimata, et on ühendatud. Tõsi. Ja samamoodi tegelikult teeb oma suuruse kohta häält nii mis hullu. You and me buy clothes, we go look at photographs. Ja NFC puhul siis jah, mis on väga hea, mida kindlasti tasub veel mainida, et küljest ära võtta on siis samamoodi, et teed siin mingisuguse väikse ringi ja siis ta peaks teoorias lahti ka ühendama. Just. Nüüd on ühendus katkenud. Võt nii, et NFC telefonidega siis saab kasutada seda kõlarit. Aga kui nüüd tahta... Tulevikus tuleb seda NFC kõlaritesse juurde rohkem kui teistele mudelitele. Jah, absoluutselt. See on tore asi. Aga kui nüüd tahta siis paremat soundi, siis on ilmselt vaja võtta suurem kõlar. No, näiteks siin on üks selline tegelikult nagu spetsiaalselt siis iPhone'i ja iPadi jaoks mõeldud kellraadio, kus on siis netiraadio, äratuskell ja kogu see seadistamine, kella õigeks panek, samuti saab seda ekraani värvi muuta ja äratust panna, kõik käib siis läbi iOS rakenduse, mille saab tasuta tõmmata ja iseenesest teeb nagu oma väikese kogu kohta väga-väga head heli. Ja samuti siis, kui dokk on peal, et saab siis laadida samal ajal, kui mängib iPhone'i või iPadi. See ongi selle iPadi küljes, ma vaatan meil praegu, jah? Ja. Tegi siin sellise krõpsu kohe. Et kõlareid on siin muidugi palju, et ega tegelikult jah, sellist olukorda, kus laua peal on nii metsikus koguses kõlareid. No, tavaliselt ei ole, et jah, et siin tuleb kogu aeg valida, et mis kõlar on nüüd mis. Mingisugune meil tuli, aga paneme siis mingisuguse musa mängima, vaatame, mis häält siis teeb see JBL. Siin nagu netiraadio. Vaatame kohe. Ma ütleks täitsa uskumatu. Et see on täitsa uskumatu. Ja siia on võimalik siis pista iPad ka peale kinni, jah. iPad jõudis meil midagi öelda, ma ei jõudnud küll lugeda, mida ta ütles, aga kuskil peaks siis olema ka see rakendus veel, mis siis... näitab sellist ilmateadet. Siin on nüüd analoogkell. Väga kihvt asi tegelikult, jah. Ja hinnaklassidest nüüd rääkides... 139 eurot. Et kui me vaatame, et väiksed maksavad põhimõtteliselt sama palju, kui mitte rohkem, siis tegelikult on väga hinnaga seada. Absoluutselt. Täiesti kihvti soundiga. Ja kui nüüd veel suuremaks minna, siis üks on siin veel manaka. Veel suuremaks minna, siis see on nüüd JBL-i OnBeat Venue. Ja see on nüüd hästi võimas ja lisaks, kui ta on nüüd kokku pandud niimoodi, siis ta on nagu selline tavaline Bluetooth dock, eks ole. Lisaks on tal olemas bassivõimendi ja filmirežiim, mis tekitab sellise laiendatud helivälja. Ja sellel on nüüd siin all peidetud dock, samamoodi iOS seadmete jaoks. Praegu hetkel see mudel on Lightning dockiga, mis on siis iPad 4 ja iPhone 5 jaoks. Olemas on ka täpselt samasugune mudel, millel on see vanem 30 pinniga pesa, töötab vanemate seadmetega. Ja selle heli on ikka nagu ka väga paneme selle ka korraks külge. OnBeat Venue. OnBeat Venue, jah. Nüüd siin ta ütleb praegu not paired. NFC-d neil ei ole, eks. Peerime siis ära OnBeat Venue.
täiesti connected. Paneme siis sama raadioga käima. Ahaa, mulle kusjuures teatab ka iPad kohe, et selle jaoks on oma rakendus olemas. OnBeat Venue LT mingi accessori ja suunab mind App Store'i. No, ma võin sinna minna, tõmbame selle rakendusega ära. Vaatame siis, mida see rakendus teeb. Ilmselt midagi samalaadset nagu... Jah, seaded ja see peaks saama profiile muuta heli seaded. Kus ma mõtlen, et ongi sama rakendus. Nii et ta näitas mulle poest, et mul see olemas. Siis tee lahti. Okei. Paneme siis mu isa mängima. Nii. Kus see volüümi nupp siis on? Kas segi vaiksemaks? Ja. Mul endal nagu meeldib see väga, kuna ta on oma hinna juures väga sootsa, väga hea heliga oma sootsa hinna juures. Nüüd oli väikest biiti ka. Tõsi ta on, jah. Ja mis see hind oli siis, millest me siin rääksime? Selle hind. Lisaks on meil siis olemas selline Philipsi Fidelio sari kõlar. Fidelio on Philipsil selline high-end heliseadmete sari, mis on koostatud väga heades materjalides. See on ka puhtalt alumiinium, nahast kate. Kate on magnetiga, kui kate peale pannes võitab kõlar välja. Ja teeb, ta on üsna õhuke ja akuga ja teeb üllatavalt head häält arvates, kui õhuke ta on. See suur on, ma segan vahele, see ei olnud akuga enam. See ei ole akuga. Aga juba see grammi võrra väiksem JBL, see veel oli, eks ole? See ka ei ole. Okay. Aga see on. Ja selle nüüd üks väga lahe eriomadus on see, et tal on USB pesa. Ja USB pesast saab võtta toidjad, et kui näiteks telefon hakkab tühjaks saama, siin on suur aku sees, siis saab siit toita telefoni. Nii et tema akust saad laadida telefoni või mis iganes asja siis. Väga lahe. Ja loomulikult kõiki neid kõlareid saab kasutada tavalise kõlavalpapistikuga siis telefoniga juhtme, kui ei ole Bluetoothi näiteks. Ja, kui mingi seadme taha panna, millel ei ole. Kuidas selle helikvaliteediga lood on? Selle heliga saame kohe proovida. Täitsa okei. Väga hea. Siin on just kõrged sagedus, need on nagu hästi detailsed, kuna ta on nagu selline väga heades kõlarelemis, väga hea võimendiga ja väga hoitud komponent. Ja ka bassi ots täitsa olema. Ei, loomulikult jah. Ongi, et ta on ju tegelikult nagu tohutult õhuke. Ja siin on sees 5, 4+2, 6 kõlarelementi ja väga hea heliga. Ja ma vaatan, et aku vastupidavus on, siin nad ise ütlevad lausa 8 tundi. Jah, arvates kui võimast on siis nagu päris hea ja väga ilus näeb välja. Absoluutselt. Puit ja nahk ja alumiinium, eks. Ja räägime hinnast ka juba, kui me siin kõigi puhul räägime. 299. Okei. Tuleb ikka kergelt lisa maksta siis natuke süüst asjade eest, eks ole, jah? Jah, no kvaliteet mõttigi maksub. Väga kihvt. Ja siis veel selline asi nagu pistikusse pistetav. See on selline JBL-i lihtsalt pistikusse käiv kõlar. Ühendate pistikusse ära, ütleb teile, et on paaritamiseks valmis, ühendada telefoniga ära ja töötab. Ja teeb üllatavalt palju häält. Väga lihtne. Väga mõnus. Selle võib ka pista kuskile vannituppa päris ei tohiks panna, ta võis veekindel. Vannituppa jah, ilmselt on iskus pika aja peale tal väga hästi ei mõju, aga kuskil kööki magamistuppa on väga mõnus, et ühendate korra ära ja pärast on ta teil alati olemas. 199 eurot on selle hind. Väga ainult noode ühel konkurendi taolist toodet ei ole. No võt, selle heli me ei hakka praegu enam proovima, sest meil ei ole siin ühtki pistikut käeulatuses. Aga peab uskuma meelist, et ta teeb head häält. Me võime lasta pärast ära ühendada, et saame võib-olla proovida ka. Juhul, kui nüüd on olemas kodus muusikakeskus või võimend ja receiver vanemast ajast, millel ei ole juhtmete ühenduse võimalust, aga tahaks ometi oma nutitelefoni või tahvlit selle seadmedega ühendada ja natuke paremini kvaliteetsemalt muusikat kuulata, siis on olemas sellised Bluetooth vastuvõtjad, nagu see pisike siin. Väga väike. Käib ta siis vooluvõrku ja teise otsa käib ta siis kas 3,5 tavalise kõrvalpistikuga või RCA pistikutega, mis on komplektis, siis suvalise muusikakeskuse helisisendisse. Töötab väga hästi ja
kuna see toode on mõeldud nagu sellistele kallimatel süsteemidel, siis see omab sellist tehnoloogiat nagu Harmony TrueStream, mis tegelikult koosneb kahest osast, et kui ta töötab koos iOS seadmetega, viimase iPhone 4, 4S 5-ga või iPadidega, siis on tal edastab siis Bluetoothi heli üle AAC koodeki, mitte tavalise Bluetoothi koodeki, mis tekitab siis oluliselt vähem moonutusi. Ja kui nüüd on Androidiga seal soetatud aptX-i, Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy S4, HTC One X, viimane uus One, siis nende puhul on see, et aptX on täiesti lossless koodek, nii et veel parema helikolleetid ei võimalik saavutada. Ja seda ega sellega ei pea kasutaja oma pead vaevama, mis koodekid kasutab, et kui telefon seda head aptX-i töötab, mida parem telefon, mida uuem, seda paremat heli saab. JBL-i parematel kõlaritel on ka olemas sama TrueStream tehnoloogia, mis siis küll tihti aptX-i oma, aga sa AAC-d küll, nii et iOS seadmetega töötab ta kvaliteetselt. No mis sa salad, praegu küll nende väikeste kõlaritega no nii väikeste kõlaritega ei olegi suurt vahet, et see tehnoloogia ongi mõeldud nagu ikkagi siis, kui ühendada suure võimendiga suurte kõlaritega, kus nagu see helikvaliteet võib-olla on tähtsam ja paremini välja tuleb. Igatahes mulle tundub, et tegemist on päris toredate asjadega. Kui näiteks lähete suvel randa, võtate veekindla Sony Xperia Z-i, siis tuleb võtta sinna kõrvale veekindel Philips, eks ole. Kui te olete trendi inimene, siis Beats Audio kõlariga läheb kokku. NFC-ga telefon. NFC-ga telefon, mis on ka Beats Audio logoga, see on siis HTC One, eks ole. Ja jah, seina saab panna JBL ja JBL-id teevad ka lihtsalt muidu head häält ja Philips on jällegi ilus. Jah, koju seisma sellist kvaliteetset disaintoodet, mis samas teeb väga head heli. Philips Fidelio P9 on väga suurepärane kõlar. Ja üldiselt on nagu trend sinnapoole, et paratmatult väiksed muusikakeskused asendataksegi selliste kõlaritega, kuna keegi enam plaadi pealt muusikat ei kuula, muusika on taskus telefonis ja kõlar teeb kogu töö ära. Igatahes seda ma pean ka ütlema, et kui võib tunduda, et selline reklaamjutt on, nüüd ütleme, et on väga head. Mina olen personaalselt üllatunud, kui head heli nad teevad, sest mina ei olnud ennem ka tunnistan, vaadanud neid niimoodi lähedalt ja kuulanud, et mis nad teevad, me panime need esimest korda siin käima ja heli on väga hea. On ja ilmselt siit ei tule muidugi sellist passi, nagu tuleb sellest, aga siit tuleb oma suuruse kohta ikka täitsa uskumatu sound, nii et tulge uurige asja ja pole vaja juhtmetega enam möllata.